No esialgu, kui me võtsime kasutusele korduskasutusnõud, siis kuna ta oli meil pandisüsteemiga, siis ta ei läinud nii hästi peale, kuna inimesed ei kandnud raha kaasas, kui nad osalesid maratonil. Aga siis, kui me lõpetasime raha küsimise ära ja panime selle nii-öelda osalustasu sisse juba, et siis peale seda on kindlasti suhtumine paranenud ja tegelikult meid ka kiidetakse selle eest, et me kasutame korduskasutusnõuseid, et see on keskkonnale palju säästlikum. Jaa, ma arvan, et keskkonnasõbralike lahenduste kasutamine on igal juhul samm õiges suunas spordivõistlustel ja ka mujal. Et jäätmete liigiti kogumine peaks olema isest mõistetav, et seda jäätmeid vähendada, neid paremini seal utiliseerida. Loomulikult sellised suured üritused, sealt tuleb väga palju prügi ja prahti ning väga hea oleks, kui seda saaks veidi vähendada, näiteks oma joogipudeli kaasavõtmisega või siis taaskasutatavate sööginõude kasutamisele võtmisega. Kindlasti saab ka prügi sorteerida üritusel, nii et sinust ei jääks järele prahti. Minu arvates saab osaleja teha siis enda poolt ürituse nii palju, et näiteks võtab kaasa enda kodust kas siis joogipudeli või mõned nõud, mis ta soovib kasutada, või siis sorteerib prügi ning kindlasti siis raja peal oma erinevate, ma ei tea, võtate punktist mingi pudeli või topsi, siis panna see ette nähtud kohale ka pärast.